no kuidas me siis alustame? Kuidas Ricardi alguse sai? Mitte väga puise näoga. Aga kuidas sai alguse? Kutsusin sind külla ju. Kutsusin nüüd külla, jah. Ja siis sõime terrassi peal maasikaid ja mõtlesime, et peaksime midagi hakkama tegema. Reaalselt tegema, sest et sinu peas oli ju see juba pikalt olnud. Ja minu peas oli see idee küpsenud juba mitu aastat, et võiks olla selline koht, kus on ära kirjeldatud erinevad praktikad, kuidas need töötavad, millistel puhkudel aitavad, milleks valmis olla, kui mõnda teraapiasse või praktikasse minna ja kus oleks ka sellist võib-olla natukene sellist teadust välja toodud, sest et seda on tänasel päeval juba nii palju. Et see oli jah minu unistus, et oleks üks koht, kuhu inimesed saata lugema ja tutvuma, kuidas ennast on võimalik aidata. Sest et ma olen ise mitukümmend aastat tegelenud erinevate vaimsete tehnikate praktikatega, õppinud, avastanud, kogenud ja ma olen enda peal näinud, kui hästi need kõik töötavad. Et see on see minu kirg seal taga, miks see idee üldse tekkis. Aga jah, ühtegi asja siin elus ei tehta üksinda. Nii et ma olen nii tänulik, et Brita oli see, kes ütles, et teeme siis ära. Jah, teeme ära. Hakkame pihta. Ja muidugi meil nimevalikuga meil läks pikalt aega. Meil oli väga, ütleme nii, et väga naljakas seda valida, sest et igasuguseid huvitavaid nimesid oli. Aga Ricardia nimi sai siis sellepärast, et me ikkagi väga selline looduslähedus on meile oluline ja roheline värv meeldib. Aga tegelikult samblad on siis sellised väga müstilised taimed, mis on nagu ka nagu selline võrgustik, mis siis inimesteni jõuab või maismaa on roheliseks teinud ja meile see nagu mõte meeldis, et inimesed leiavad endale sobiva praktika, endale sobivas kohas omale praktikud, see on nagu selline väike network või nagu võrgustik, mis liigub siis edasi. Et siis sealt sai see nimi alguse ja mina ise olen olnud selline võib-olla haige laps ja minu ema on mind alati kasvatanud sellise loodususulisena nii-öelda, et siis ma olen juba väiksest peale nagu võib-olla harjunud ennast ise turgutama ja tervendama ja siis erinevad praktikad, mida ma ise läbi teinud olen, on andnud nagu ka sellise tugevuse või sellise kindluse, et ise saab ikkagi ennast nagu ka palju aidata ja see oli siis minu selline tagant tõukav jõud, mis lisaks sellele, et on äge nagu midagi täiesti nullist luua, et mis mind pani tegutsema. Ja Helen lihtsalt nagu oma sellise suure unistusega lihtsalt tõmbab nagu inimesi ligi, nii et jah, minu lugu on samasugune, et minu ema on olnud ka alati see, kes on otsinud teistsuguseid lahendusi, võimalusi. Öeldakse, et käbid ju kännust väga kaugele ei kuku, on ju. Nii et ma olen nii tänulik, et on olnud selline ravimtaimede usku ja ma mäletan, et kui ma olin väike, siis ta katsetas erinevaid asju, külmavanne ja ma tean, et toiduga ta ravis ennast. Ühesõnaga, see on see, mis mul meeles on ja mis mind on ka võib-olla inspireerinud. Ja kui minust sai biodünaamilise hingamise trauma vabastuse praktik, siis ma nägin, et on keeruline ennast võib-olla nähtavaks teha. Väga paljudele see üleüldse ei meeldigi, et väga paljudele praktikutele, nii et siis ma nägin selle unistuse nagu teist poolt, mis võiks olla kasulik
et ongi selline platvorm, kus on erinevad praktikud siis üleval, kus nad saavad tutvustada, mida nad teevad. See on kasulik inimestele, et neil on koht, kuhu minna valima praktikut ja kus on kõik info siis praktiku kohta või terapeudi kohta välja toodud. Ja kus saab väga lihtsalt broneerida. Sellepärast, et kui mina oma praktiseerimist alustasin, siis ma nägin, kui palju võtab aega selline tavapärane aegade broneerimine. Kõigil see loomulikult nii ei ole, aga väga paljudel siiski on nii, et aegu broneeritakse sõnumi kaudu, meili teel, helistades ja kui ajakulukas see on. Praegu ma ise olen nii õnnelik, et Kaardi on loodud, sellepärast et see on minu elu nii palju lihtsamaks teinud. Ja. Kindlasti annab see võib-olla ka selline, kui sa otsid ise praktikat, et ma ei tea, mis asi see on, kuidas see mõjub, võib-olla kuidas ma käituma pean, et see tekitab ka sellise hirmu, et ma ei ole kunagi, ma ei tea, kraniosakraalteraapias käinud, et mida ta teeb minuga, et kõlab nagu nii imelikult, kus kohast see tulnud on, mida sa nagu oodata võid selle käigus, millised on need põhilised põhjused, miks inimesed sellest kasu saavad, et selline nagu taustainfot, mida tegelikult ise ma otsisin, mina olen nagu suur guugeldaja muidugi ise olnud, aga tahtsimegi siis panna selle tohutu infomäe, mis on nagu inglise keeles väga palju, et oleks ka eesti keeles, sest et seda me nägime sellise nõrga kohana, et me ei leia seda infot nii teaduse kohta, teadusuuringute kohta, kui siis ka praktikate kohta eesti keeles väga palju. Ainult võib-olla populaarsemate kohta. Ja siis me siin järjest nagu muudkui täiendame ka seda, sest et meie praktikute baas ja nende selliste, mida nemad pakuvad, selle baas täieneb ka pidevalt. Nii et me kogu aeg toimetame. Ja endiselt tunneme, et me oleme lapse kingades, et see, mida me kõik tahaks luua ja kuidas me näeme selle arengut, et jah, selles mõttes me oleme veel lapse kingades, aga ootame kõiki praktikud meiega ühinema, kes jagavad seda sama tunnet, et maailm võiks olla parem koht, kui inimesed kasutaks rohkem selliseid kehameelt toetavad praktikaid. Ja meie unistuseks on, et see oleks ühel hetkel ka osa tervishoiusüsteemist, sest et see on ju ideaalne ennetustegevus. Kõik probleemid ei pea või kõik sellised mured ei pea ju lõppema sellega, et me vajame kas ravimeid või haiglaravi. Loomulikult neid asju on ka mingitel hetkedel vaja, aga me saame ise nii palju ära teha ja läbi nende teraapiameetodite ja praktikate ennast hoida. Nii et oleks jõudu tantsida. Ja rõõmu tunda elust, et ma ise hästi olen seda meelt, et kui on mure, siis kasutame erinevaid meetodid, mis meid toetavad. Aga muidu ei tasu elu liiga tõsiselt võtta. Mulle hästi meeldib Osho ütlus. Life is not serious. You are serious. Life is not serious at all. Et see on nii hea ja inspireeriv. Aitäh, Helen, et sa Aitäh, Brita, et sa oled. Tulid minu ellu.